See siin on ehtne Eestis tehtud Hollandi Gouda tüüpi juust, sajandeid traditsiooni, Eesti puhtain piim ja hoolikas käsitöö. Kui oled kunagi mõelnud, kuidas üks selline juustukera sünnib, siis täna näed sa kogu protsessi lähedalt. Kõik toimub siin, Võrumaa metsade vahel, kus meie teekond sai alguse Hollandi juustumeistri õpetuste järgi. See algab hommikul kell 5, 7 täni nutilaudas, 250 lüpsilehma keskel. Mina olen Karl Niilo, Nopri talu Meieri tegevjuht ja siit see kõik tuleb. Vaatame, kuidas protsess käib. Siin siis hommikune lüps käib. Lehm annab keskmiselt 39 liitrit piima päevas ja meil on oluline, et piim oleks värske. Kui on värske piim, siis saab väga head juustu teha. Kui lehmad on lüpstud, algab piima järgmine peatükk. See liigub otse kohta, kus kõik algab. Piimatanki. Meil on 2 tanki. See siin on suurem, siia mahub 10 000 liitrit piima. See on veidi väiksem, siia mahub 5000 liitrit piima. Kogutakse siia mööda kinnist süsteemi, enda farmist, 100% enda piim, et olla siis kindel selles kvaliteedis. Täna on meil üks eesmärk, valmistada legendaarset Gouda juustu, mis on üks rikkalikuma traditsiooniga juuste maailmas. Juustu tegemiseks on vaja meil 4 komponenti. Esiteks piima, mida saame omaenda lehmadelt. Teiseks koostisosaks on starterkultuur. Kolmandaks laap, mis teeb piima tarretiseks ja 4. sool. Aga kõige tähtsam koostisosa on midagi, mida ei saa retseptist lugeda. See on puhtus. Oluline on see, et juustu sisse ei jääks mitte ühtegi halba bakterit. Kui halb bakter juustu sisse satub, siis juust võib lahvatada, hapuks minna või tekib hallitus. Ainult kui kõik õigesti teha, saame me suus sulava mõnusa Gouda juustu, nii et täna tuleb mulle anda endast parim, et see juust saaks suurepärane. Me alustame oma protsessi esimesest koostisosast piim. Täidame praegu juustu tanki, pastöriseeritud piim läheb siia sisse ja nüüd lisame juuretuse. Starterkultuur on head bakterid, mis aitavad juustul areneda ja maitset tekitada. Maailmas on tuhandeid erinevaid starterkultuure, millel kõigil oma eripärad. Näiteks Sveitsi tüüpi juustudel kasutatakse kultuure, mis tekitavad gaasi ja millest omakorda tulevadki suured augud juustu sisse. No nii, siin läheb vähemalt tund aega, et see tank täis saaks. Läheme teeme midagi muud nii kaua. Varaan tootmine on täiesti tühi praegu. Hea rahulik. Juustu tegemist alustame ikkagi hommikul kell 5, nii et praegu on selline puhkepaus, saab korraks hinge tõmmata. Üleüldiselt me alustasime umbes 15 aastat tagasi. Ja kui me alustasime, siis ma ütlen ausalt, me ei teinud väga head juustu. Me tegime halba juustu. Meil juustud plahvatasid ja maitse ei olnud üldse see õige. See oli selline ise õppimine, ise proovimine. Aga mäng muutus tegelikult siis, kui me võtsime endale appi siis Hollandi tippjuustumeistri. Kui me tema õpetuste järgi alustasime juustutegu, siis see mäng nagu muutus kõvasti. Juustutank on täitunud piimaga ja nüüd on aeg lisada laap. Laap on ensüüm, mis muudab piima tükiliseks, tarretiliseks, kõvaks kalgendiks. See tükk on nagu kohupiim, millest vormitakse edasi juust. Segame paar minutit ja siis jätame juustukatla seisma. Juustu tegemine ei seisa kunagi. Isegi siis, kui midagi ei toimu, peab keegi pesema. Iga pind, iga tööriist peab olema puhas, sest üks vale bakter võib hävitada kogu töö. Piim on seisnud nüüd siin peaaegu 40 minutit ja nüüd on aeg hinnata kalgendit. Me teeme väikse sisselõike, tõstame ta ülesse ja siis ta peabki niimoodi laiali valguma. See on päris hea. Programm hakkas tööle. Kõigepealt lõikame vaikselt, sest me ei taha massi suure kiirusega ära lõhkuda ja siis aja jooksul tõstame kiirust. Nagu on näha, siin on mõned sellised kollased tükid ka ja need kollased tükid on võitükid, mis siis segamise käigus tulevad, sest meie juust valmib täis piimast. Nagu näeme, siis on juba tekkinud sellised kodujuustu sarnased juustuterad ja sellist kollakat massi tuleb järjest rohkem. See siis on juustuvesi ehk vadak. Nii, nüüd paneme vadaku pumpama ja see läheb lägalaguuni ja lägalaguunist siis veetakse see põldude peale. Vadak pumbatud, võtame pumba ära. Nüüd paneme kiirete lõikama. Minut aega suure tempoga, sest on jäänud kergelt tükki. Me oleme sellises etapis praegu, kus see tegelikult ongi nagu kodujuust. Meie Nopris kodujuustu ei tee, me teeme Goudat, aga sisuliselt see tähendab seda, et me praegu paneksime selle pakki ja olekski kodujuust valmis. No nii, nüüd hakkame juustu vaikselt välja laskma. Laseme natuke välja. Vaatame, kuidas tera on. Ta peaks nagu lahti tulema, et see on täitsa okei.
on piisavalt kuiv. See on siis eelpressi vann, siin ta pressub enne, kui me ta vormidesse hakkame panema. Väga oluline, et kõik see mass oleks selline ühtne puder, et ei oleks mingit suuremaid tükke. See näitab, et lõikamine on läinud hästi ja tulemus on hea. Iga väiksemgi liigutus loeb. Ka eelpressi vannis ühtluse tekitamine võib otsustada, kas juust saab täiuslik või mitte. Kui me seda ei tee, küpseb juust ebaühtlaselt. Ja nii kaobki see, mis teeb koudast kouda. Kõige parem päev juustu tegemiseks on laupäev või pühapäev. See on siis, kui mitte kedagi ei ole meie reis. Tühjus on, keegi ei sega, saad vaikselt juustu teha. No nii. Lähen vaatan üles. Proovime kõik selle terasid kätte saada. Aitan veega natuke järgi. Nii, paneme plaadid peale. Kergelt raskust ka. Siin meil ei ole eesmärk see, et me tugevalt seda pressiks. Pigem on lihtsalt eesmärk see, et see tera läheks omavahel enam-vähem kokku ja põhipressimine toimub pärast vormides. Nüüd on aeg panna juustumass vormi, et sellest saaks tekkida tõeline koudajuust. Juustu tegemine on nagu piima transformeerumisprotsess. Alguses meil on piim, siis tekib kõva kalgend ja sellest omakorda juust. Et siit me saame kokku umbes 40 kera. Kui nad lähevad pressi alla, siis pressi alla nad on umbes 3 tundi. See vormidesse panek peab olema siin tegelikult päris kiire. Kui ta liiga pikaks jääb siia nagu seisma, siis ta kuivab ära ja lõpptulemus ei ole nii hea. Juustu tegemine on lihtsustatult öeldes piimast vee välja võtmine. 1 kilogrammi juustu valmistamiseks läheb koguni 10 liitrit piima ja just pressimine aitab selle vee välja saada. See kõlab lihtsana, aga surve peab olema täpne. Liiga palju, juust läheb lapikuks, liiga vähe, jääb vesine. 2 kuud võiks vähemalt laagerdada juustukeldris. Siis on ta selline küps ja hea. Noort koudat võib ka 3-4 nädalaselt juba süüa, aga siis ta ei ole nii kreemine, ta ei ole nagu nii täidlane. Et meie saadame poodi ikkagi alates 2 kuust. See juust, mis me siin täna teeme, seda tulemust näeme siis paari kuu pärast. Ma ise arvan, et sai väga hea. Ikkagi värskest piimast, Eesti puhtamast piimast tehtud juust on maitses tunda kohe. No nii, selle partii viimane peo täis. Pressime neid siin umbes 3 tundi. Eesmärk on siis, et juustust kõik see vesi vada kätte saada. No näete, sellest kuubikust hakkab vaikselt ümarkera tulema. Esimene pressimine on tehtud. Nüüd keerame sellel juustul poolt ja läheb teine pool pressi alla. Oluline on, et juust ei oleks liiga kaua pressi all, sest mida kauem ta seal seisab, seda rohkem ta jääb põrgu külge kinni. Samuti me ei tohi ka liiga tugevalt pressida, muidu ta läheb lihtsalt pannkoogiks. Nüüd on juustu pressimine läbi. Võtame ära võrgud, võtame ära kaabud, asetame need juustud siis vanni ja vannis siis nad ootavad enda õiget pH-d. Kui pH happesus on õige, siis paneme juustud soolvette. Päevas suudame toota umbes 600 kilogrammi juustu. Peamiselt me toodamegi 2 erinevat tüüpi juustu. Üks on kouda tüüpi juust ja teine siis on värske juust ehk grilljuust. Nüüd on mõned tunnid möödas. Juustu pH on õige, mis tähendab seda, et ta on valmis soolamiseks. Ja juustud panen siia juustu kassetti ja pärast siis laseme selle kasseti soolvette. Kouda juustu me soolame soolvee lahusas, et kogu see sool ühtlaselt juustu sisse saaks ja et tekitaks ka siia peale sellise mõnusa kooriku. Kui tekib koorik, siis juust hoiab enda vormi, ta ei vaju ära. Siis telfriga juba soolvette. Okei, ma tean, mida sa mõtled. See vesi näeb välja, nagu keegi oleks siin traktorit pesnud. Aga ära lase välimusel end petta. See vesi on elanud siin juba aastaid. Iga juust, mis siit läbi käib, jätab siia oma jälje. Aja jooksul muutub see tumedamaks ja mida tumedam vesi, seda rikkalikum kultuur. Tänapäeva tipptehnoloogia, ikka vana hea paber ja pliiats, iga üks teaks. Et see juust tuleb välja võtta 5. oktoobril kell 8 hommikul. Pärast seda, kui juust on seisnud 2 ööpäeva soolvee vannis, saab ta uue kihi, vaha.
see on tema kaitsekiht. See hoiab juustu niiskust, kaitseb bakterite eest ja aitab tal rahulikult küpseda. Et paljud tööstused panevad enda juustud kilekottidesse laagerduma, aga minu arvates seal juust õigesti areneda ei saa. Ja sellepärast võibki selline poejuust natukene kibeda maitsega olla tihti peale. Aga see siin on selline mõnus voolimisnurk. Igapäevaselt juustukeldrites töötab meil 3 inimest, kes siis juuste vahatavad, keeravad, hooldavad. Pärast vahatamist algab juustu tõeline küpsemisprotsess, kus seda pidevalt keeratakse, hoitakse ja kus see saab mõnusalt, rahulikult laagerduda. Nüüd on lõpuks aeg testida, kuidas üks tõeline noprikouda maitseb. Ma valisin välja siit ühe juustu, mida me oleme valmistanud 19. juuli. Ehk et selline päris valmis juust juba. Selle jaoks me kasutame sellist töövahendit nagu cheese dryer ehk siis juustu proovija ja töötab väga lihtsalt. Me lükkame selle ora juustu sisse, keerame ja saame siit kätte ühe väikse juustutüki. Oppa! Murran siit väikse tüki maitsmiseks ja ülejäänud tüki me paneme tagasi siia sisse. Ops! Ja pärast paneme siia vaha peale. Aga juustu puhul hindame siis 3 asja. Lõhn. Mega hea. Siis tekstuuri on ju, kuidas ta vetrub, ta peaks vetruma veidi. Kui ta on väga happeline, siis ta murduks ära, aga see siin tundub, et pH on õige. Ja loomulikult maitset. Ja vaatame, kuidas see siis maitseb. Väga õige. Maitsega. Kõik nahka. Kuidas on? Okay. Tiimist. See on hea partii. Vot nii see noprijuust valmibki. Iga päev, 7 päeva nädalas. Hommikul 5 meierisse, õhtul hilja koju. Juustu valmistamine nõuab distsipliini, hoolsust, armastust. Kui sa oled noprijuustu söönud, anna meile kommentaariumis teada, milline on sinu lemmikjuust. Kui sulle see video meeldis, viska like ja subscribe. Näeme juba järgmises videos.